usun, et te kõik olete sellest kuulnud, et Võru maakond on aasta 2025 Euroopa Liidu mahepiirkond. 6 aastat tagasi sõlmisid Võrumaa Arenduskeskus, Setomaa liit ja 5 kohalikku omavalitsust mahekokkuleppe, mille eesmärgiks oli kasutada 24. aasta lõpuks haridusasutuste toitlustuses vähemasti 20% ulatuses mahetoorainet. Innustatuna ühisest eduloost arendame siinsamas Obinitsas Lõuna-Eesti aiasaaduste väärinduskeskust. Nüüd on allkirjastamise hetk, et palun. See on ikkagi selline tootmine, mis valmistab ette kokkadele tooraine. Ehk siis on 2 tsehhi, 2 löövi. Ühes löövis on siis 70% on mahlade tehnoloogia tuleb sisse, 30% mahlad, moosid ja kuivatised ja teine pool, kus me praegu oleme, on siis köögiviljad ja kartuli töötlemine. Siia tulevad siis pesuliinid, koorimisliinid, tükeldamine, pakkimine, seal hulgas ka siis kapsad ja sibulat, mis puhastaks ära ja kapsaapendusvõimalus tekivad ka. Et selline praeguse plaani järgi siis hakkab 3 korda nädalas kaubavedu, sest esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti viiakse koolidele lasteaedadesse tooraine kokkadele kohale ja meie järelikult peame töötama siis pühapäeval, teisipäeval ja neljapäeval, et valmistada siis Võru maakonna kõigi haridusasutuste või hooldekodude või siis kaitseväele vajalik tooraine ette. Loomulikult on see ilus, et kui saaks nii, et puhas toit jõuab laste lauale ja seda leppe võiks siis anda sellist innustust omavalitsustele, kes tellivad kes rahastavad koos riigiga laste toidulauda koolides ja lasteaedades. Kodus on igalühel omal võimalik kasvatada ja seda puhast toitu tarbida ja neid tegelikult tekib järjest rohkem ka juurde, kes on sellest aru saanud, et kui varem oli võib-olla ma kuulsin veel 10 aastat tagasi, aga 5 aastat tagasi, et mis ma seda kartulit ikka maha panen, ma lähen poodi, võtan 30 sendiga kilo. Võib-olla tõesti tuleb täna maksta 2 eurot kilo eest, aga kui ma olen ise kasvatanud ja ma saan seda puhast, ta ongi kallim, aga ma saan puhast toit. Loomi peeti selleks, et saada sõnnikut ja see omakorda võimaldas siis kasvatada toiduaineid ja et väikesed põllulapid, mis siin on, et see Lõuna-Eesti või ütleme Kagu-Eesti näiteks saaks täiesti mahedaks ja ainult siin kandis kasvatatud toiduga. See on ilus unistus, et 50 kilomeetri raadiusest peaks toit tulema, aga ta ei ole lihtne. Väike talunik on tegelikult väikse maa omanik ja ta teeb väikestes mahtudes, siis tal ei tasu see investeering mitte kunagi ära, et ehitada omale laod või mingi ümbertöötlemistehas. Et igal juhul meie üks suur eesmärk on see, et innustada kõiki maaomanikke praegu midagi kasvatama. Neil tekib nagu erinevad võimalused, kas müüa kõik toodang ära, rentida meil ladusid, et seal hoiustada, tellida teenus tooraine töötlemiseks, kui neil on oma turg, või siis müüvad nad kõik ära, kohe nad saavad tegeleda kasvatamisega ja läbi meie lihtsalt müüa. Kui palju neid tootjaid siin taga on? Võru maakonnas on tegelikult rekordarv mahetootjaid, kuigi need on vähenemas, kuna see põllumajanduspoliitika ei soosi väga. Tegelikult sellist väiketootjat, eelkõige ta on toetanud just selliseid suurmaaomanikke, kellel on tohutu suured viljaväljad, suured kombainid, suur tehnika, suured kuivatid ja nii edasi, et ajada efektiivsust taga, aga see väiketootja on jäänud murelapseks või ütleme hätta praegu. Meie tahamegi sellise keskusega siis neid väiketootjaid toetada. Kaasa arvatud selleni, et me teame, kellel on näiteks külvikud, peedi või porgandi külvamismasinad, kellel on peedi porgandi korjamiskombain, et me saame nagu omavahel seda siis vahetada ja infot vahetada ja siis nii-öelda seda nõustuda, kas või sortimendi või seemnete osas. Koti taimedega, et hoidke, kasvatage, hooldage südamega. Me tuleme kontrollima.
et ma saan aru, et sellesse kasti on nüüd heade soovide saatel pandud kõige mahedamad taimekesed idanema ja eks meie ülesanne on siis seda taimekasti edendada, nii nagu me kogu oma kogukonnaklassi siin oleme edendanud, nii et suur aitäh Võrumaa omavalitsusjuhtidele ja maheedendajatele.